Tere! Mina olen Maarja. Olen kliiniline psühholoog ja koolitaja, igavene õppija ja meisterlikkuse entusiast. Olen töötanud üle 10 aasta psühhiaatria valdkonnas ja peamiselt inimestega, kelle probleemid ja mured, millega nad on pöördunud, ei ole mahtunud ühe ainsa konkreetse psüühikahäire mudeli sisse. Ning samal ajal püüdnud ka noori kolleege juhendada nende püüdlustest neid inimesi mõista ja aidata. Need vähem ja rohkem, pigem vist vähem edukad katsetused on sundinud mind pidevalt mõtlema ja ümber mõtlema seda, mida me psüühikahäiretest teame ja kuidas neile mõistlik läheneda oleks. Siit sai alguse kliinilise mõtlemise kooli kontseptsioon, mis minu jaoks tähistab endast tõenduspõhist ja kaasaegsetest teadmistest lähtuvat, ent siiski 2 jalaga maa peal olevat ja paindlikku lähenemist psüühikaprobleemide, aga tegelikult igasuguste terviseprobleemide käsitlemisele. Minu jaoks lähtub selline käsitlus eelkõige põhjalikust kontseptualiseeringust, mis võiks olla ka inimese endaga jagatud. Selle kohta, millised need protsessid on, millest meil juttu tuleb ja milliseid probleeme üldse põhimõtteliselt nendest tekkida võib. Kuidas need tekkivad raskused viivad erinevate ja sageli tegelikult väga sarnaste sümptomite kujunemiseni ning mida siis selles suhtes ette võtta saaks. Selle asemel, et üritada inimese sümptomeid suruda ühte konkreetsesse häiremudelisse või võib-olla veel hullem, käsitleda neid mitme erineva korraga esineva häirena, mis kõik inimesel viga on sageli tulemuslikum püüda aru saada, et kust need probleemid kerima hakkasid, mis see esialgne koht oli, mis valesti läks ja kuidas need ülejäänud raskused ja sümptomid sinna tavaliselt või väga sageli lumepallina peale kuhjusid. Erinevad psüühikaprobleemid, aga tegelikult ka füüsilised probleemid kujunevadki sageli sellistest esimestest reaktsioonidest, kas inimese püüule mingi keskkonna nõudmisega kohaneda või tõesti mingile algsele protsessile, mis enam ei toiminud nii, nagu ta oleks pidanud ning ei moodusta erinevaid üksteisest selgelt eristuvad ja piiritletud haiguseid, mis kõik vajaksid erinevat ravi. Me kõik oleme küll erinevad, et samal ajal me oleme kõik siiski inimesed ja see protsesside, sealhulgas psüühikaprotsesside hulk, mis häiruda saavad, on üsnagi piiratud. Seega, meil on vaja mõista enda individuaalseid põhjuseid, miks me tahame muutuda ja kuhu me tahame jõuda ja samal ajal rakendada järjepidevalt teatud baasilisi fundamentaalseid oskuseid oma psüühikaprotsesside mõistmiseks ja suunamiseks. Spetsialistidena on meil muidugi oluline teada, millised need häiremudelid on. Ent samal ajal tuleb meil anda endale aru, et mudelid on vahendid, mis aitavad meil organiseerida oma teadmisi ja oskuseid. Nad ei ole ise teadmine, ega nad ei ole ka päris protsessid kuskil inimeste sees. Mudelid aitavad meil mõelda, nad ei anna meile õigeid vastuseid. Kõik mäletavad, mida George Box juba omal ajal ütles, eks? All models are wrong, but some are useful. Kõik mudelid on valed, aga mõned nendest on kasulikud. Meie ülesanne on kasutada neid teadmiseid, on kasutada neid mudeleid teadmiste ja oskuste genereerimiseks ning uuendada neid, nii nagu teadmised ja oskused ajas arenevad ja täienevad. Ning olla skeptiline nende mudelite suhtes siis, kui inimese kogemus ja probleemid nende sisse ei mahu, täpselt nii nagu õpikus või teadusartiklis kirjas on. Selle oskuse, julguse ja harjumuse harjutamiseks ja säilitamiseks ongi mõeldud kliinilise mõtlemise kool. Ma loodan, et te tulete minuga kaasa, mõtleme koos, selleks on siin lehel erinevaid võimalusi, kes soovib osaleda koolitustel, see info on seal üleval kirjas, kes soovib tulla arutama juhtumeid või lugema minuga koos artikleid, saate ülevalt klikkida ja ühineda kliinilise mõtlemise klubiga. Ja
kes soovib lihtsalt ringi vaadata, siis teil on lugemiseks blogiartiklid, et saate lähemalt ennast varasemalt kurssi viia selle mõtlemisviisiga, kuidas siin nende koolituste käigus me psühholoogiast mõtleme. Loodan, et leiate enda jaoks midagi ja tulete minuga kaasa.